tervist, olen jõudnud taas diskijooksu Eesti meistrivõistlustele ja see aasta on üks kõige kõvema konkurentsiga võistlusi, nii et vaatame, kuidas mul läheb. Seletan ka ära, mis võistlus see täpsemalt on. Kokku 5 1-kilomeetrist ringi ja iga ringi vahel on 5 discgolfi viset. Eksimuse korral tuleb minna trahviringile, kes kõige kiiremini ringid ja tiirud läbib, see on võitja. Eelmine aasta võitsin siin sama Selvas, olen ainuke, kes on 2 korda võitnud seda diskijooksu, aga nüüd näiteks see aasta on siis Chris-Marcus Graf ja Olavi Allase, kes on ka 1 korra võitnud seda tagasi, nii et vaatame, kas suudan võita. Seletus oli ära juba, kuidas see diskijooks toimub, kes on varem vaadanud, siis teab, et ma olen juba siin 4-5 aastat käinud ja vaatan, et mu keskmine visketabavus on 67%, ehk siis seda oleks vaja parandada. Täna ma arvan, et tiirudes võtan natuke rahulikumalt ja jooksudes vaatame, kuidas vorm on. Ma arvan, et halb ei saa olla, nii et ma arvan, et paneme prillid pähe, mütsi pähe, täna on väga ilus ilm. Ma arvan, et diskijooks ka nii sooja ilmaga pole varem toimunud, nii et lähme sooja tegema. Vormi pole, klassi pole, aga heale õnnele võib loota. Bingolott, kui ma lõpetan, ma hüppan siia tiigi. Oi, davai, selle võtame peale kindlasti, davai. Aga nii, üks liidritest on meil tiirus. Chris-Marcus Graf, esimene 0-ga, teine 2-ga, vaatame, kuidas nüüd Põhikonkurendid on nähtud, peaks paar diskiviset ka tegema. Chris on rajal, ta paar tükki on mööda visanud, aga võib-olla mitte piisavalt. Et ma ei tea, kuidas tal see jooksutempo on, aga igatahes vaatame, küll saab. Viskame siis kettad ka. Ma rääkisin eelmine aasta ka juba, et kui saaks 0-ga visatud, ma rääkisin eelmine aasta, nagu siis oleks vapse uhke. Aga nagu ma tean, et see ei ole nagu reaalne. Esimesed diskid on väga tähtsad, et kui Essaga saad siuke sihiku paika, siis näed, kuidas tuule asjad on. Aga ei, tegelikult liigub küll, nii et läheme stardini. Alustame kõige huvitavam osaga. Aga enne kui ma jõudsin rajale minna, siis bossid tegid juba tegusi ehk nägin, et võistlustel toimuvad sellised asjad. Ja 6 minutiga läks praegult siis Bruno Sergio Treufelt liidriks 21-12. Ja veidi peale teda oli finišis Chris. Ja meil on finišis Chris-Marcus Graf 20-47. Nii et alla 21 minuti on meil siin Elvas rajarekord tehtud. Kes andis ka Inteka, kuid siis ta vist ei teadnud veel, et mis tulemuse ta tegi. Kuidas on see Simba põhikonkurent arvatavasti täna, et kas läks hästi? Trahve tuli 16. Siuke semi, ei osanud väga midagi oodatagi. Mart võib rahule jääda. Jalg oli veits siuke tönts, aga sai maksimum välja piigistatud. Ja siis sain ka mina rajale ja juba teadsin, et ees on poistel väga head ajad juba tehtud. Vaatame, kas saan neile vastu. Teadsin, et kui vastu saameks pean tiirudes hästi tegema ja vaatame, kuidas mul läheb esimene sees, teine sees, 3. ka sees ja siis 4. läheb natukene välja. Küll puutub kette, aga kukub välja ja 5 ilusti sees, ehk siis esimesest tiirust 1 trahv mulle. Läksin teisele jooksuringile ja kuulsin enda vaheaega teist tiiru visates. Ja kaotust juba Bruno Sergio Treufeldile esimeses vaheajapunktis 20 sekundit, nii et tundub, et Chris-Marcus on ikkagi päevaga juba sealt ees, aga Chris-Marcus ja Bruno Sergio on siin korralikult juba kohe alguses näidanud Martinile siis oma taldu. Aga Martin Himma jällegi ainult 1 trahvi võtab. Räägime nüüd siis vaheaegadest, kust on läinud läbi ka minu tagastartinud Olavi Allase. Peale teist ringi on mehed ees viigis ja mina 3. Olavi minu järel 4. kohal. Nüüd siis 3. tiir ja vaatame, mida ma suudan. Et oli juba natuke raskemaks läinud, aga esimene täitsa ilusti sees, teine ka sees, 3. ka sees. Juba lähevad mõtted, kas tulebki puhas tiir, aga ei, viimane jääb natuke lühikeseks ja läheb vastu alarauda, aga samas olin ikkagi selle 1-ga rahul, võtsin kettad kaasa ja läksin jooksma. Peale seda, kui enda arvates tegin hea 3. ringi ja ainult 1 trahv, siis seis on suhteliselt sama. Olen 40 sekundiga maas liidritest ja Olavi tuli mulle üldse natuke lähedamane. Sellel hetkel hakkas juba natuke raske ka rajal, ehk vaatame, mis teen 4. tiirus. No nii, ja esimene kohe natuke üle läheb üle rauda, teine läheb täitsa ilusti kümpi, ehk siis see 3. põrkab alarauast välja
neljas sisse ja neljas ka alarauda. See tähendab, et 3 trahviringi ja see oli valus. 3 tiiruga 3 ja nüüd 1 tiirust 3 juurde. Ja ütleme nii, et need 3 trahviringi on olnud kõige raskemad üldse, mis siin diski jooksul olnud on mul. Nii vaimselt kui füüsiliselt, aga ega ma alla ei anna. Peale seda tiiru olin ikkagi 3. kohal. Sain aru, et esimesed 2 olid eest ära, aga poodiumi koht oli veel võetav. Ja 5. tiiru mõtlesin lihtsalt, et enam ei taha trahve saada. Ja tahtsin palju paremini teha, et jumala eest 3 trahvi jälle ei saaks, aga vaatame. Esimene läheb kohale alarauda, aga siis sain sihiku paika, 2 järgmist sisse, 3. üle rauda ja 4. sisse, ehk siis 2 trahvi, see on siuke okei asi, mida saada. 3 on juba palju, aga 2 on veel okei, kuigi kui võita tahada, oleks pidanud vähem viskama ikkagi. Ja 2 trahvi ehk 2 lisaringi ja siis sealt oligi vaja finiši jõuda lihtsalt. Ei, pettumus. Ei, see oli halb. Nagu võib-olla oleks pidanud eelmist päeva trennis natuke rahulikult võtma. Oleks jaksanud joosta, aga kohe läksin stardist välja, tunnen. Jalg on nii kange. Et eilne 38 000 sammu. No see on ka igast palju trenne. Oli jalgades. Aga need on vabandused. Tiirus oleks tohtinud nii palju mööda visata. Ma ütlesin, kui ma iga tiiru tulen 1 kära peal 3, et on hästi. Aga siis järgmist panin 3 ja nii lollid vead. Et kuidagi, ma ei tea, kas tuul ka tuli. Siis ma tahtsin tugevalt visata ja kõik läksid alarauda. See oli nagu hästi rõve. Ei tulnud see aasta võitu. Äkki tuleb poodium? Ei, ja Olavi varsti tuleb. Eks tema vist otsustab, et noored poisid paid päris hästi. Nii palju ma rahalt kuulsin, aga ei jaksanud joosta lihtsalt. Täiesti ulme ja nii palav. Ma nagu plahvatan, mul on siuke tunne praegu. Oma viimases visketiirus Olavi viskas liiga palju mööda ja tänu sellele sain ikkagi poodiumile ehk 3. koht mulle. Hõbeda mees on siin kõrval. Jah, tervist. Kuidas oli siis? Kuule, ei olnud väga raske. Putt tuli üllatavalt hästi välja, aga no jooks oli veits raske. Oota, palju panid siis? Trahvi oli 3. Ui, 3. Aga need ikka sellised unluckid, et hüppasid välja ja tervitused Kuusallu. Ja, seda ma tahtsin öelda. Selle lõikame välja siis. Kui ma lõpetan, ma hüppan siia tiiki. Ma pole vähemalt poodiumilt välja endal. Kuule Sai võitu. Teine koht, hõbedane koht ajaga 21.12. Bruno Sergio Treufel. Hästi. Ja esimene koht rajarekordiga kuldne ajaga 20.47. Esimest korda diskijooksu ajaloos alla 21 minuti. Chris-Markus Graf. Ultimate aura. Ehk sellised olid selle aasta diskijooksu Eesti meistrivõistlused. Järgmine aasta pean siis tugevamalt tagasi tulema ja võtma ikkagi enda selle rajarekordi ja tiitli tagasi. Aga seniks loodan, et teile see video meeldis. Aitäh korraldajatele, kes seda võistlust iga aasta korraldavad. See on väga tore üritus ja näeme järgmises videos. Nägemist! Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme. Pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chaneli kombe. Aitäh korraldajatele!